tere hommikust. Teate mis? Mõtlesin, teen teile pikema video, ma vaatan, kas ma jõuan või ei jõua. Aga kuna info on nii selline veitsa tuline, siis mul on juuksed täitsa sattimata. Noh, on mis on. Kes pikemalt kanalil on, siis te teate, et kui mul silmad on jälle punased, siis ma olen söönud seda, mida ma ei ole tohtinud süüa. Eile käisid külalised ja ma ei saanud mitte ei öelda nendele vahvatele asjadele, mis reageerivad. Jah, aga las ta olla. Ma tulin siia infot ikkagi rääkima. Ehk siis nüüd on väga huvitavad astroloogiliselt sellised, no ma ei tea, kas on nüüd portaalipäevaks, seda ma ei nimetaks, aga ütleksin niimoodi, et on, vaata numeroloogiliselt on teatud numbrid, mida ma alati ütlen, et teil on justkui need võlukepikesed, need Harry Potteri võlukepid, mida te saate siis kasutada enda jaoks. Aga nüüd 17–22 on sellised huvitavad või õigemini 16 juba tänasest päevast peale on selline mingi ajavahe, ajaaken, kus kõik teie soovid täituvad. Ainult siin tuleb olla hästi julge nende soovide kirjutamisega. Ja see, mida ma siis soovitan, on see, et kirjuta oma need soovid siis oleviku vormis. Mina olen, mina teen ja nii edasi. Ja see kehtib nüüd absoluutselt kõikidele. See ei ole üldse nüüd oluline, mis päeval sa sündinud oled, mis on sinu elude number ja nii edasi. Kasutage seda juhust, palun. Ja tehke seda. Ei piisa ainult vabandust, ei piisa. Sõnad lähevad suus sassi. Ei piisa ainult unistamises, siin on vaja kirjutada. Paber ja pliiats. Kõige sõna otsemas mõttes. Vot. Ja täna sajab meil täiega vihma. Tuli üks väike selline vihmavaba aken ja kohe ma kasutasin juhust, tulin tüdrukutega õue. Näete, memm ka siin proovib kuidagi porises hakkama saada. Pole midagi. Streikis mulle vastu üldse ei tahtnud tulla siia. Mul on silmad täna eriti täpilised. No, las ta olla. Pipi piksuk. See läheb mööda. Vot, seda tahtsingi teile kiiruga tegelikult ära rääkida. Ja selleks, et see video läheks natukene pikemasse kui short videosse, siis ma pean natuke teiega veel rääkima. Jälgin minuteid. Et kasutage seda päeva täna selle jaoks, et vaata, täna on 16 päev. Ja kui ma võtan ainult siis 16. päeva suhtes seda energiat, mitte see, mis ma panin siis teile sinna päeva prognoosi. Kui ma nüüd ei eksi, siis täna oli vist number 4. Et 16 päev tähendab seda, et teile võib tulla täna mingisuguseid selliseid põnevaid ootamatusi. Ja issand, ma pean pimedasse minema kuhugi, et te vähem näeksite mu silmi. No las need olla. Ja siis nüüd jooksis kokku. Vaata, see on see, kus hakkad ennast hindama, milline sa välja näed ja nii edasi. Aga noh, vaatamata sellele ikkagi räägin informatsiooni. 16 päev võib tuua selliseid ootamatusi, et kui sa oled enda elu ikkagi kuidagi planeerinud väga heas mõttes värvikaks ja sa ootad mingisuguseid üllatusi, siis täna need tulevad. Kindlasti. Ja nad võivad tulla viibega. Täitsa pekkis ikka, ma mõtlen, kas ma panen selle video ülesse. Ma päev vist klubilistele, ma olin ikka täiesti täpitüdruk. Ma olin täitsa mõttesse praegu. No nii punane, te pole mind nii punasena näinudki enne. No see on minu selline tavaline argipäev. Selline argipäev siis, kui ma olen palju arvutis tööd teinud ja siis, kui külalised tulevad ja siis, kui tuuakse piimašokolaadi. Vot. Ma päev vist klubilistele selle ülesse. Täiega praegu jooksis kokku, saate aru ja vot see ongi see värk. Täiega jookseb kokku sellepärast, et hakkan ennast hindama, et milline ma välja näen. Okei, noh vaatame, ma teen selle jutu lõpuni ja siis ma vaatan, mis ma sellega teen selle videoga. Noh, selline ma olengi, vaata. Mis sa ikka teed? Jaa, nii heas kui halvas iseendaga koos ma aktsepteerin ennast täpselt sellisena, nagu ma olen. Jooksis kokku. Vaadake, kuidas saab videot ka veel venitada, jah? Aga noh, see on see lugu. Et nii, lähme siis asja juurde.
jah. Mõtlen praegu, teate, mis asja ma mõtlen või? Kellele ma selle video ülesse panen? Vot praegu hakkasin seda mõtlema ja vaata sina, kes sa seal, kellele ma olen öelnud ka, et hakka seda asja, mida sa tead, mida sa oskad, hakka seda edasi jagama ja kui sa mõtled, et kes mina olen ja nii edasi, et minul viskab ka trükivigu sisse, see on täitsa normaalne. Ja vaata, siis jäävadki sellised videod nagu olulise infoga videod lihtsalt jäävad tegemata. Vot. Ja siis 16 päev viitab energeetiliselt sellele, et sul võib tulla lihtsalt piuh-pah mingi mõte ja sa korraks mõtled, et vau, kui mega, ma teen selle ära. Ja siis hüppab sul seal kas elukaaslane vahele või laps tuleb mingi infoga ja siis sul mõte läks juba lappama, on ju. Tahad seda teha ja siis on õhtu möödas, siis mõtled, ai kurja jäigi tegemata. Täpselt see nagu minu video praegu. Te nüüd tajusite väga hästi, kuidas mul jooksis kokku ja ma hakkasin kohe ennast hindama. See, mida ma kõige vähem peaksin tegema, on see, et endale otsa vaatama ja vigu endas kogu aeg otsima. Ja mu nägu tõepoolest reageeribki selle peale, et kui ma söön midagi valesti ja see on piimašokolaad. Vot nii ongi. Nii nagu ma ütlesin, kes on juba pikemalt kanalid olnud, siis tüdrukutel ei ole veel midagi viga, seepärast nemad piimašokolaadi ei saa. Vot, Rossi on täna meil lammas, kes sööb kogu aeg rohtu. Kas teil ka koerad söövad vihmaga rohtu? Ja Ross on üldse meil seedimise poolest hästi õrnakene, tema sööb üle ühe päeva. Seepärast, et tal on jälle soolistikuga mingid probleemid. Ja teate, Rossiga oli üldse selline lugu, et siis kui ta oli 3-päevane, siis me läksime temaga, ta nutis kogu aeg ja siis me läksime temaga sinna, mis on koerte kiirabi äkki või loomade kiirabi, ma ei tea, seda paremini ütelda. Ja siis talle tehti mingid värgid-särgid ja öeldi, et teate, see koer elama ei jää või jääb. Nemad ei oska mitte midagi anda, teha. Et ta oli seda vedelikku palju kaotanud ja nüüd ta on juba siin meil, kui me ei eksi, 12-aastaseks saab sellel aastal. Täitsa nitšivo tüdruk. Mega laheda iseloomuga, aga ta soolistik kogu aeg mängib. Aga ta oskab ennast kuulida väga hästi, vahepeal ta sööb mulda ja siis vahepeal ta sööb rohtu ja siis ta sööb jälle normaalselt. Vaat niimoodi käivad meie asjad. Kui teil on ka selliseid juhtumeid kodus, siis loomadega, võib-olla kassiga, andke ka märku, jagagem. Okei, ma lähen asja juurde. Ma unustan ära oma silmad, ma vaatan loodust. Vaadake minuga koos loodust. Nagu mõnus teekond meil siin. Ja ehk siis 16 päeval on üllatuste rohke päev ja see energia kestab siis 22-ni, nii palju kui ma nüüd astroloogiliselt aru sain. Ma proovin jõuda selle video teha natukene teistmoodi, teile natukene pikemas versioonis ka. Aga ma ei anna pead, sellepärast ma siia tulingi. Et kirjutage palun oma soovid ülesse, sest siin on astroloogiliselt mingid planeedid praegu jooksevad, kes teab siis astroloogiast rohkem, kommenteerige ka palun siia alla. Et mis siin toimub, mingid uraanid, Jupiterid, Saturnid, Päike ja kõik asjad jooksevad praegu siin kuskil sigri-migri, aga see on hästi hea selline võimaluste aeg. Mina igal juhul juba kirjutasin tegelikult eile õhtu hästi palju ülesse, kuna ma teadsin seda infot juba eile. Aga ilmateade ütles, et täna tuleb hästi palju vihma. Ja ma näitan teile, mis ma sain tehtud. No vaatan, kus mu elukaaslane on. Ei tule siia, jah. Tema ei taha minu filmide peale jääda. No, kui te näete, siis seal on hästi palju on mustasta põõsaid. Ja mul on jäänud ainult 5 mustasta põõsast, mida ma pean puhastama. No pean, on ju. Teised taga ma sain kõik tehtud. Ikka mega palju oli eile tegemist. Punased sipelgad sõid mind parasjagu. Ja kõike sellist kihti, aga mulle räigelt meeldib. Vaata, kui rääkida meditatsioonist ja omast ajast, vaat siis eile hommikul me tegime podcasti versioonis ja tegelikult oli lõpukõne Nimi armsa naisega. Vaadake seda eilset videot ja siis peale seda ma mättasin siin aias. Mulle tegelikult väga meeldib aias toimetada. Ja siis eile ma hästi palju mõtlesin nende asjade üle ja panin ka kirja. Ja täna hommik hakkas täiesti teistmoodi. Okei, silmad nagu taskulambid, aga see on minu selline tavaline elu siin juba viimane 3 aastat äkki või 4 aastat. Sellest, et siis organism hakkas mulle märku andma, et mulle mingid ained ei sobi. Vaadake, kui müstiline. See taga, see mets, mis on siin üle järve, siis seal on üks pilv. Meile istusime tükk aega siin vaikuses ja vaatasime, meie luiged hakkavad pesa punuma.
miks ma räägin meie, siis meil on siin üks luigepaar, siis meil on sookurepaar ja siis meil on siin kajakad. Ja kõigil on pesamise aeg. Ja pardid tulid. Eile Lussi oleks peaaegu pardid kätte saanud. Ma ei tea, kuhu pardid teevad endale pesa arvatavasti kuhugi kalda peale. Nad hakkasid siin eile midagi punuma, aga Lussi läks vahele. Jäi ära kahjuks, game over. Vaat, peavad teise kalda peale tegema, aga neid on hea binokliga jälle vaadata. Ju siis kõik peab niimoodi minema. Vot selline värk. Ehk siis kõik soovid täituvad ja nad täituvad tegelikult ilma nende portaalipäevadetagi. Uskuge mind, nüüd on eriti mul silmad näha. Okay. Noh, ma naeratan rohkem, siis ei paista. All right. Memm läheb juba koju, nagu ma näen, nii et ma lähen talle järgi. Egas midagi, kui võtke pliiatsid ja paberid, kui teil ka vihma sajab, siis seda on eriti hea teha praegu. Ärge vaadake televiisorit ja muid asju. Mul oli tegelikult üks jutt ka veel kuradi keeri, sest nüüd ma kasutan seda väljendit hästi palju oma nendes asjades. Ja ma tundsin mingitel päevadel, nüüd kui oli eriti hästi huvitavad need podcasti külalised, selliseid transformatsiooni äkki või. Ma tahtsin magada natuke rohkem kui tavaliselt ja midagi toimus. Ehk siis kuuleme-näeme kõik, mina kaasa arvatud, mis minuga on toimunud see viimasel ajal. Siis mis ma panin tähele, tulid tavaliselt siis, kui hakkab transformatsioon, siis tuleb see kuradi keerise hetk peale, ehk siis mingisugused eelmiste kogemustega seotud asjad tulevad päevakorda ja need tulevad läbi inimeste. Vot minuga on sama asi juhtunud nüüd. Ja siis ma lihtsalt pidin teatud asjad ära lõpetama. Ja kui need asjad ära ei lõpe, siis tavaliselt ma teen niimoodi, et ma blokeerin teatud inimesi. Ma alguses hoiatan sõbralikult. Siis kui see asi nagu kohale ei jõua, siis ma veel kord hoiatan ka väga sõbralikult. Annan märku, et ma hakkan seda tegema. Ja siis kui veel aru ei saada, siis ma lihtsalt blokeerin ära. Ja seetõttu on ka sellised asjad, et kui keegi saadab mulle sõbrakutseid, need on aeg-ajalt tuleb hästi aktiivselt. Mulle Messengeri siis Merike Minhoff, ma hea meelega suhtlen. Kui teema puudutab numeroloogiat, aga kui hakkab mingisugune mõttetu jahumine, ma käin alati vaatamas profiile. Et kui profiil on täis mingisugust jama, mingisugust poliitikute taga kiusamist, noh, ma nimetan seda niimoodi, või siis see, et ainult kogu aeg teistes vigu otsimist, leidmist, siis uskuge mind, ma isegi ei lase sõbraks. Ma lihtsalt eemaldan kohe sealt selle, seepärast, et ei ole minu täste, et mina nimetan seda niimoodi, et inimesed on kuradi keerises. Neil pole millegi muuga tegeleda, kui ainult teisi jälgida. Vot. See on minu lähenemine asjale, nii et ärge pange pahaks. Kui sina ka tahaksid minuga räigelt sõbraks saada Messengeris ja sa vaatad selliseid asju ja su Facebooki sein on täis mingisugust jamahat minu jaoks, siis noh, üsna väike tõenäosus on, et sa saad läbi. Nii et mina soovin oma kanaliga, et me kõik õpiksime iseennast tundma ka nende heade ja veadega, mis meil on, just meil on, mitte teistel. On ju, kes olen mina või kes oled sina, et panna teisi paika, kui sa pole iseendaga üldse toimetanud kuni lõpuni välja. Ja uskuge mind, töö iseendaga ei lõpe mitte kunagi. See on üks mega huvitav protsess. Vaat, memm otsib mind, tuli tagasi, tubli tüdruk. Näete jah, siin ta on. Vaat, see on vist kutse, et emme hakkame koju minema. Näetegi, veniski see asi pikale. Ja ma tahan veel kord ütelda, et nii nagu te nägite, mul päris tõsiselt südames tuli vahepeal mingi jama, sest ma süvenesin oma silma alustesse. Ja nii need asjad on, teatud videod, sellepärast on ka mingitel hetkedel jäänud tegemata, seepärast, et mu keha protsessib neid asju pikemat aega. Ja ma olen teinud igasuguseid diagnostikaid, mida ma ei tohiks süüa. Tuleb trükivigu sisse, nii kui ma teen trükivea, nii kohe tuleb organism näitab mulle, mis mul valesti on, mida ma teinud olen. Nii ta on, aga ma olen mina. Ja. Vot, kommenteerige siia. Kommenteeri seda, mis lihtsalt tuleb pasunasse. Aga tuletan meelde seda, et võtke pliiats ja paber ja hakake toimetama. Vot, mina tegin seda ja teen täna ka kindlasti veel kord. Ja kui ma leian selle aja, siis ma kindlasti teen teile selle pikema video, millele veel tähelepanu pöörata. Aga ei garanteeri seda, kas ma jõuan. Täna me lähme lilli ostma. Seepärast, et nüüd on nii palju tehtud selleks eeltööd, et me saaksime hakata lilli istutama.
ampleid ja kõike muid asju, mida kõike tahaks teha. Ja surnuaias on vaja käia, selleks, et seal kõik ilusaks teha. Ohe tuli kohe, sest mina ei pääse oma lähedaste haudadele, aga hooldame siis elukaaslase lähedased. Need tervitused teile kõigile sinna ja nii ongi. Vot, aga Eestisse ma tulen juulikuus vist, siis ma pääsen tegema kõiki asju, mida vaja teha. Okei, tšauki-pauki.